Tere! Käes aprillikuu viimane saade. Võtame kokku möödunud 2 nädala sündmused. Rakvere ametikoolil valmib filmiprojekt läbi kogemuste tolerantseks. Maakonna abituriendid kruiisisid lõpupallil. Kevadine playback aulas. Vabariigi president külastas meie kooli. Millega meil ei ole riigina erilisi kogemusi olnud. Nüüd sündmustest lähemalt. Juba eelmise aasta lõpul käivitasid ametikooli õpilased projekti, millega soovivad oma eakaaslastesse süstida rohkem tolerantsust. Projekti aitab läbi viia meie õpetaja Jaanus Lekk. Head nõu on ka andnud osatäitjatele õpetaja Tiina Kippel. Projektis osalevad ka meie kooli õpilased. Tegemist on siis Euroopa noorte rahastatud projektiga ja projekti nimi on läbi kogemuste tolerantseks. Ja põhimõtteliselt on see siis kooli kiusamise vastane projekt. Mis teile selles projektis meeldib? No enamasti on ikka nagu selline koostöövalmidus ehk siis kuidas me kõik saame kokku ja me tunneme, et me olemegi nagu üks, et kui muidu koolis oleme me lihtsalt koolikaaslased, siis nüüd me oleme nagu lähedasemaks saanud ja see on ehk siuke peamine, aga kindlasti ka see, et me saame aidata õpilasi, kes vajavad just abi siis koolikiusamise suhtes. Millal see film välja tuleb? Tegemist on üldiselt 4 erineva õppefilmiga ja need filmid peaksid valmis olema maikuu alguseks. Siis me hakkame käima erinevates partnerkoolides neid filme näitamas ja tutvustamas. Nii, tere film. Minkin on päevast päevaks töörikann. Töörikann. Koolis käinud. No jah, see on tõesti raske töö. See on nii raske. Kui ütleme vaikus, siis tõmmate selle volüümi ühe peale kõige rohkem. Kui mõtlen kaamera, siis seda kaamera hakkas käima. Veel näitamine ei hakka, et ma ütlen võte, siis hakkab võte peal, sest siis hakkab iga üks mängima oma rolli, osatäitjad kõik, kes olema. Haridusel on valmistama tööle. Kes valmis saab, et koju minna? Ole lahe üksaks kui. Nagu alati. Ei ole. Eelmise nädala reedel muutus meie kooli aatrium ajutiselt kruiisilaevaks. Toimus maakondlik abiturientide pall kruiisile maailma. Ja see on meie laevatantsu ja showgrupp, kes esineb teile ja grupi nimi on siis Amici.
vaatan, siis mõtlen, et tegelikult on väga hea, et on traditsioone, mis on kestnud läbi aastakümnete ja sellisel toredal moel ikkagi jätkuvad. Tõtt-öelda olen neid palle ka hiljem pärast oma esimest sellist üritust külastanud, aga laeva peal saab küll esimest korda. Mõelge suurelt, unistage suurelt ja naeratage suurelt. Elu ei ole nii mõelda. That is how I know you go on. Far across the distance and spaces between us, you have come to show you go on. Clear far wherever you are, I believe that the heart does go on. Once more, you open the door, and you're here in my heart, and my heart will go
Kevad on ka Eurovisiooni aeg. Sellel nädalal toimus aulas Playback, mille teemaks oli Eurovisiooni lauluvõistlus. Kuidas enesetunne on? Kohe varsti läheb paremaks.
võiks esindada Rakvere Reaalgümnaasiumit 10. D-klass. See kinkekaart, mis te praegu saate, see läheb teie klassijuhataja. Aga pitsa jääb teile muidugi. When I'm with you, I feel alright. You call me baby, we spend the night. I'm so addicted, I feel alive. Over and over, I'm falling. You make me dance, dance like a maniac. You make me want your aphrodisiac. You make me want your aphrodisiac. So come and face me now, here on the stage tonight. Let's leave the past behind us. I fall and I might tear each other apart. Please tell me why. Why do we make it so hard? Look at us now. We only got ourselves to blame. It's such a shame. Tell me, how many times can we win and lose? How many times can we break the rules between us? Only teardrops. How many times do we have to fight? How many times do we get it right between us? Only teardrops. From the floor, yeah, so let us
väga häid etteasteid, väga suure ettevalmistusega etteasteid ning me vaidlesime ikka päris kõvasti seal, keda saata. Ja otsustasime, et esimese grupina võiks minna Rakvere Reaalgümnaasiumit esindama 4. A etteaste ABBA ja Fotomüür. Selle nädala tippsündmuseks oli kahtlemata Vabariigi presidendi Toomas Hendrik Ilvese visiit Rakvere ja meie kooli. President kohtus õpetajatega, tutvus põgusalt majaga ning andis tunni 12. klassidele. Tere tulemast, härra president. Martti Marksoo, Reaalgümnaasiumi direktor. Palun. Aulas on siis improviseeritud väikene klassiruum, niisugune ühte otsa, kus siis abituuriumi nagu soovitud oli omal vabal valikul tunni ajal. Siin on teie ees on meie töökas meeskond ja me oleme kogunenud siis meie kooli, võib öelda, kõige kuumimasse ruumi, sõna otses mõttes nii temperatuuri kui ka populaarsuse mõttes. Et see nüüd on siin paar aastat tagasi valminud meie kooli aatrium, mis on palju andnud meie koolile sellist lisaväärtust juurde. Siin saab sooritada või korraldada vastuvõtte, nagu täna alates riigipeast. Siin on linnapea pidanud vabariigi aastapäeva vastuvõttu linnarahvale. Siin on ideaalne koht, kus pidada näitusi, gümnaasiumi ja üldse lõpetamise aktuse järgseid väikseid suupistelaudu ja viimane reede oli see ruum kohandatud kruiisilaevaks ja see võõrustas maakonna abiturientide palju. Hingekirjas on koolis 90 töötajat, nende kes ümmarguselt 70 on õpetajad ja nendest omakorda õpetajatest 8 meie endi vilistlased. Nii et on päris palju, kui võtta, et 8 kunagis lõpetajat on tulnud oma kooli tagasi ja meie kodulinnateatris töötab 4 meie kooli lõpetajat vilistlast, kes on nii, et päris Rakvere paistab, et on selline linn, mis kisub või kutsub tagasi. Meie demokraatlikus riigis ei ole isikukultus nagu eriti sobiv, aga siiski president, siis kui riigipea ja ikka kingib oma foto siis koolidele ja tublidele inimestele ja lisaks sellele võiks ka tunda nagu romaanist 1984, et suur vend vaatab. Nii et teie kabinetti. Suur tänu. Kabinetis mul tõesti ei ole, et koridoris ennadal on kõigi presidentide fotod olemas. Kool on ju suur, tollel ajal veel 1000 õpilast, nüüd on 900 ja üks väike võimla, siis suurem osa 3/4 tundidest toimus, kehalise tundidest toimus ikka koridoride ja treppide peal. Kogu julgeoleku arhitektuur, nagu me teame, või keskkonda, nagu me teame seda Euroopas, on totaalselt muutunud viimastel nädalatel. Ja küsimus on, miks on ta muutunud?
No üldiselt kõik need eeldused, kõik need kokkulepped, mille alusel on Euroopa arenenud mitte ainult Eesti taastatud iseseisvuse ajal, vaid isegi kaugem alates võib-olla 75. aastast, kus lepiti Helsingis kokku, et piire enam ei muudeta vägivaldselt või sõjaliselt või muul viisil. Kõik need põhimõtted on kokku varisenud ja kui need põhimõtted ja need alused meie praegusele eksistentsile on muutunud, siis me kõik peaksime mõtlema sellele, kuidas edasi. Võiksime öelda, et me oleme jõudnud uude ajastusse. Selline ajastus, millega meil ei ole riigina erilisi kogemusi olnud, sest alates Berliini müüri kokku varisemisest on inimesed Euroopas eeldanud, et mõned asjad ei juhtu ja need asjad, mida me eeldame ei juhtu, on juhtunud. Ja nüüd, nagu ma ütlesin, me oleme uue ajastu alguses ja me peame mõtlema, kuidas nüüd me tuleme toime. Pidevalt on räägitud ka inimeste ökoloogilisest jalajäljest ja siis et iga inimene, kes kuskil käib, jätab oma mingisuguse jälje maha ja siis selline meie kooli poolt olekski härra presidendile selline sümboolne jalajälg, mille ta meile siia oma külaskäiguga maha jättis ja see on küllalt ökoloogiline, see on tehtud puhtast kohalikust savist, küll natukene siit poolt see on töödeldud looduslike materjalidega ja see on tehtud meie enda õpilaste poolt ja mille taha on siis kirjutatud mälestuseks härra presidendile Reaalgümnaasiumi perelt Rakveres 16. aprillil 2014. Suur tänu tulemast! Kuna ühe sümboolse jalajälje saab president kaasa, siis kuna ta oli siin ju kahe jalaga kõvasti maa peal, siis me paluks talt teise jalajälje, jätaksime endale mälestuseks ja siia me paluks presidendilt autogrammi ja ka võib-olla mõne sõna meie kooli külaliste raamatusse. Kui nüüd Ukraina teemad kõrvale jätta ja rääkida Rakverest ja teie tänasest visiidist, siis mis on Rakveres nii meelde jäävat, et kutsuks teid siia tagasi? No ma ei külasta neid kohti, näiteks Akva, ma ei jõua sinna täna, läheks muidu ujuma, aga muidu Rakvere lihtsalt on tore koht, et mul meeldib siin ja käin siin ja et Eesti, see on ilus Eesti linn. Te olete ise ka töötanud õpetajana New Jersey's ja kui nüüd kursis olles Eesti haridussüsteemiga, siis millised on Eesti hariduse kitsaskohad? Oi, mul on raske öelda, mis need kitsad kohad oleksid, arvestades Eesti õpilaste tulemusi, siis mul pigem arvan, et see on üks valdkond, kus küll ei pea mõtlema, vähemalt selle hariduse pooles võib-olla õpetaja palgad peaksid olema kõrgemad, aga kindlasti see hariduse kvaliteet, me teame juba PISA eksamites on väga kõrge. Üks küsimus teie töötamisaja kohta Vabas Euroopas, et kuidas te jõudsite Eesti toimetuse juhataja ametikohani? Ma ei tea, see on kunagi kavas, ma tegelikult olin nii-öelda analüütik sõna, mis isegi tähendas midagi seal, sest kogu aeg hinnati sinu toodangu kvaliteeti ja siis üks päev öeldi, et meil on väike probleem siin ja me tahame uut juhatajat, et äkki võtaksid selle koha üle 6 kuuks ajutiselt ja siis läks möll Eestis lahti, see oli juunis 1988 ja siis sündmused arenesid nii kiiresti, et nad ei jõudnudki kedagi leida minu asemele. Aitäh teile! Järgmisel nädalal saab meie kool 41 aastat vanaks. Sünnipäeva nädal, mis juba esmaspäevast algab, toob meile palju uusi sündmusi.
ole aktiivne ja osale sinagi neil ettevõtmistel. Kohtume taas 2 nädala pärast ja häid kevadpühi!